Tere jälle väiksed uurijad. Siin hull teadlane ja ma räägin teile täna siis natukene juba sellest esimesest ühest ringest, millele me keskendume. Ja selleks on siis veeringe. Mis ma usun, et on alustuseks päris hea ka, sest te ilmselt juba teate üht-teist sellest ka. Olete võib-olla kuulnud, et vesi aurustub siis kuskilt meredest, kõrgel taevas muutub pilveks ja sajab kuskil mujal siis vihmana alla. Aga täna vaatame seda natukene siis täpsemalt. Nimelt, esimene asi, mida kõikide nende aineringete puhul siis tähele panna, on see, et need, mis seal liiguvad, on siis osakesed. Ja kui me läheme edasi, siis võib-olla isegi veel täpsemalt siis aatomid. Ja vaadake, vesi koosneb siis 3 aatomist. Siin näete, ongi mul veeosakene. Tema koosneb siis ühest suuremast sellisest hapnikuaatomist ja 2 väiksemast vesinikuaatomist. Ja need märgised on siin siis H ja O. Võib-olla olete kuulnud ka, veemolekul on H2O. Ja see üks veemolekul tegelikult, see ongi kogu aeg see sama. Need väikesed osakesed seal veeringes on kogu aeg samasugused. Aga ometi millegipärast siis teeb vesi niisugust ringet, et ta muutub vahepeal täitsa teistsuguseks ka, eks ole. Võib-olla olete näiteks näinud kunagi jääd õues, võib-olla isegi praegu on teil õues jääd ja lund. No siis jää on ju päris teistsugune sellest, kui vesi on vedel, eks. Vedelana vesi voolab, jää ei voola. Aga see ongi siis sellepärast, et tavaline vesi, see mida me kraanist siis joome näiteks, see on siis vedelas olekus. Aga jää on tahkes olekus. Ja need on 2 põhiolekut, aga tegelikult on üks 3. põhiolek veel. Ja selleks on siis gaasiline. Ja mida see vesi siis teeb oma selle ringajal ongi see, et ta muutub kõigepealt siis vedelast olekust, kus ta on siis seal meres, muutub gaasiks. Siis ta tõuseb kõrgele taevasse, muutub seal siis uuesti vedelaks või isegi tahkeks, kui näiteks lund sajab. Ja siis igatahes ta muutub nii raskeks, et ta sajab uuesti siis alla kas vihma või lumena. Ja niimoodi see vesi teeb siis niisugust ringet. Ja kuidagi ta jõuab tagasi merre ka, eks ole. Tavaliselt mööda siis jõgesid. Et liigub see vesi kogu aeg sinna merre tagasi ka. Aga ma usun, et jääd te kõik teate ja tavalist vett olete ka kõik näinud. Aga ma tahaks teile näidata, et millised on need gaasid, sest need on kõige veidramad. Sest vaadake, gaasid on nähtamatud. Õhk koosnebki erinevatest ainetest, erinevatest osakestest, mis on siis kõik gaasilises olekus. Ja millised need gaasid siis on? Neid kõik ühendab see, et nad on nähtamatud. Ja mina nüüd tahan teile näidata siis seda. Ma panen kõigepealt siia. Ei olegi nii lihtne panna põlema. Ma panen siia mõned küünlad põlema. Loodan, et te näete seal ka. Paneme siis 4 küünalt siia põlema. Ja siis me teeme ühte gaasi ise, mis ei ole siis, mis on muidu ka õhus olemas ja millest me tegelikult pärast räägime ka omajagu, aga mis on siis süsihappegaas. Ja sarnaselt on ka siis kõik teised gaasid mingis mõttes väga sarnased, väljanägemise poolest siis põhiliselt. Aga kuidas süsihappegaasi ise teha kodus? See on hästi lihtne. On vaja siis söögisoodat, paneme seda siia. Ja siis on vaja äädikat. Valame seda ka siia. Nii. Ja need 2 siis reageerivad. Siin toimub keemiline reaktsioon. Ehk siis siin tegelikult tekib süsihappegaas. Enne siin kummaski ei olnud süsihappegaasi sees, aga see aine siis tekkis. Keemilisest reaktsioonist räägime järgmine kord natukene rohkem. Aga siin tekkis uus aine, kus on siis süsinik ja hapnik, CO2. Aga see on siin nähtamatu, sest õhk ongi ju nähtamatu ja gaasid ka on kõik silmale nähtamatud. Aga äge on selle süsihappegaasiga siis see, et ta on natukene raskem kui ülejäänud õhk, nii et ta ei lenda siit ära. Ja ma saan teda isegi siis valada niimoodi. Ühest sellest kannust teise. Ma näitan teile siin lähemalt ka. Nii, valame siia.
No nii, kas näete, süsihappegaasi on siin sees? No midagi ei ole näha, eks? Aga loomulikult õhk ongi ju nähtamatu ja gaasid, millest ta koosneb, on ka siis nähtamatud. Aga kuidas me saame siis teada, et see on siin päriselt olemas? No selle jaoks ma paningi siia need küünlad põlema. Sest põlemine vajab tegelikult ühte kindlat gaasi õhust. Mitte igasugune õhk ei sobi, vaid vajab ühte kindlat gaasi. Ja selleks on siis hapnik. Aga kui ma valan siia hoopis süsihappegaasi peale, no vaatame, mis juhtub. Ma loodan, et teie ka näete, küünlad kustusid ära nagu võluväe. Aga tegelikult ei ole mingit võluväge. Lihtsalt, kui ma valan süsihappegaasi siia peale, siis ta lükkab siit ülejäänud õhu ja hapniku seal juures, siis lükkab siit eemale ja tuli kustubki ära. Ja vesi, kui ta on siis gaasilises olekus, siis ta on samamoodi nagu siin sees see süsihappegaas oli täiesti nähtamatu. Ja see ongi põhjus ka, miks te ei näe siis pilvi tõusmas merest ülesse, vaid alguses on see vesi seal nähtamatult õhu sees ja alles siis, kui ta selline kõrgele taevasse jõuab, siis ta muutub seal siis selleks nähtavaks nagu pilveks, eks ole, uduks, sest need vedela veepiisakesed on siis sellised, need on juba nii suured, et neid on silmale näha, aga kui vesi on gaasilises olekus, siis teda ei ole silmale näha. Ja ühe katse ma tahaks teile veel ära näidata on see, et kuidas vesi sinna kõrgele taevasse üldse saab. No see on tegelikult selle tõttu, et päike samal ajal siis soojendab seda maa lähedal olevat õhku, sest päike paistab kuskil sinna maa ja mere peale ja siis soojendab seda. Aga siis see õhk ka selle ümber nagu soojeneb. Ja kui õhk soojeneb, siis ta muutub kergemaks ja ta tõuseb üles. Ja selle jaoks mul on siin näitamiseks teile sellised pallid ka, need on siis soojuspaisumise pallid. Sest soojuspaisumine ongi see, miks see õhk siis üles tõuseb. No proovime, kui ma panen nüüd oma käe siia ühe palli ümber, vaadake, kus praegu on isegi rohkem seda vedelikku, siis hakkab juhtuma see, et siin hakkab see õhk nagu paisuma, tegelikult isegi muutuma selle järjest rohkem gaasiks ja siis ta lükkab selle vedeliku kõik siia teisele poole. No vaatame nüüd, näete, kõik on siia poole, et siin ei ole enam midagi, sest ta paisub. Mida soojem ta on, seda rohkem ta paisub ja minu käed on siis soojemad kui siin teisel pool see kuul ja sellepärast ta siis paisutab selle õhu, õhk muutub kergemaks ja lükkab siis, tema jääb siis siia ülesse ja lükkab selle vedeliku alt täitsa teisele poole isegi. Ja samamoodi siis õhk tõuseb ka taevasse sellepärast, et ta on siis kergem, ta on soojem. Ja näiteks saunas ka, kui te olete käinud, siis lae all on ju kuumem kui põrandal, eks. Aga nüüd, see oli siis nagu sissejuhatus selleks, et kuidas vesi seda ringet teeb. Ta muutub siis gaasiks, tõuseb taevasse ja seal ta muutub siis selleks pilveks, kuni siis pilves lähevad need piisad nii raskeks, et kukuvad siis vihmana alla. Aga nüüd ma näitan teile siis ühte katset, mis te saate ise ka teha. Et tehke siis kaasa, võib-olla on isegi õpetaja teile juba need asjad ette valmistanud, saate ka proovida. Aga igatahes saate siin siis näha seda ka. Et see käib siis niimoodi. Tuleb võtta kuuma vett, valada seda klaasi. Nii. Ja juba võib-olla näete, et siit natukene tuleb siukest auru, sellepärast, et sellest keevast veest tuleb tegelikult päris palju seda gaasi välja, mis jahtub maha. Ja samamoodi nagu siis, kui vedelvesi jahtudes muutub jääks, siis gaasiline vesi, kui ta jahtub, muutub siis just siis selleks vedelikuks ja muutub siis nendeks piiskadeks. Ja mis me nüüd teeme, on see, et me võtame siis mõned jääkuubikud ja paneme siia taldriku peale. Niimoodi, et siis siin all on siis kuum vesi, mis sealt aurustub ja siin pealpool on meil siis külm jäine siis taldrik. Me paneme kohe rohkem, siis ta jahutab seda taldrikut kiiremini siin. Ja vaatame, kas meile sinna sisse ka midagi tekib. Ja seda te saate siis ise võib-olla isegi proovida. Kuuma veega kindlasti tuleb ettevaatlik olla, aga te ei pea ka täitsa keevat, et selleks kasutama päris. Et mina ka keetsin selle vee juba siin varem valmis tegelikult. Aga nüüd natukene siis ootame ja vaatame, mis juhtub.
võib-olla näete juba, et see klaas on siit seest poolt läinud natukene uduseks. Siia väljapoole kondenseerub siis vesi. Kondenseerub on siis see sõna, siis kui ta muutub gaasist vedelaks. Selline sõna. Nii. Teate mis? Proovime korra veel, paneme siia natukene vett juurde. Äkki meil sai liiga vähe vett ja see juba jahtus siin täitsa ära. Siia juurde natukene. Ega iga katse kohe alguses ei õnnestu ka. No nii. Kas nüüd? Mina juba näen siin pilvekest. Aga on raske öelda, kas teie ka näete hästi. Sest teie olete ju video teel, mis kahjuks nii hästi kõike ei salvesta. Aga saate siis seda proovida. Ja ühte lisaasja võib veel proovida. Seda võib-olla koos õpetajaga ainult. See, et me proovime seda sama asja korra uuesti, aga paneme sinna sisse ka ühe natukene tossu. Kustutame sinna sisse ühe selle tiku. Sellepärast, et väikesed tossu osakesed, kuigi neid ei pruugi isegi väga palju olla, siis sinna ümber on palju lihtsam siis pärast veeosakestel muutuda siis nii. Proovin nüüd. Kas nüüd näete, kuidas pilv tekib meil? Ja seal sees on näha sellist õhu liikumist ka. Kui on väikesed tossu osakesed õhus, siis pilvel on palju lihtsam sinna ümber tekkida. Tegelikult õigupoolest ta muidu ei saagi väga tekkida. Aga mingeid osakesi alati õhus on. Aga kusjuures see on ka üks viis, kuidas saabki pilvi saavad teadlased ka iseenesest teha. Selles mõttes, et ise tekitada. Et see on täitsa oskus, mis meil on olemas. Aga see on natuke kahtlane, kas seda tasub teha, eks. Sellepärast, et kui me pilved tekitame ühes kohas ära, siis neid teises kohas ei ole. Ja kunagi me ei tea, mis mõju mingil asjal on, mis me loodusele teeme, eks. Nii et see on selline asi, mida võetakse väga ettevaatlikult. Aga loodan, et te saate siis ka proovida seda natukene oma klassis ja saate natukene ise ka näha siis seda pilvekest. Ja miks see pilv siia siis tekib, ongi see, et see kuum vesi siit tuleb ka siis see nähtamatu gaasiline vesi välja, aga siin üleval, kus on see jäine taldrik, ta jahutab siis seda õhku siin üleval järjest maha ja siis see gaas muutub seal siis vedelaks pilveks. Nii et vesi teeb siis sellist ägedat ringet. Ja veeringe on selles mõttes eriline ka, et tema toimib põhiliselt siis ongi sellel olekute vahetusel. Et vesi on kogu aeg üks ja sama aine, aga ta on erinevates olekutes siis eri selles ringi hetkes. Aga mis me juba järgmisena vaatame, on siis süsinik ja süsinikuringe. Ja see toimib juba palju rohkem siis keemia pealt. Ehk siis toimuvad keemilised reaktsioonid, kus süsinik on siis üks osakene, üks siis see aatom, mitte terve see osake kokku, kus on mitu aatomit. Aga sellest juba järgmine kord. Nägemist!